kui sul on koduleht ja YouTube'i kanal, siis kuidas sa peaksid YouTube'i kanali linkima oma kodulehele? Alustame kaugemalt. Mis on sinu YouTube'i kanali aadress? Näiteks, kas selle kanali aadress on https://www.youtube.com/channel/ucj2 gigiri. Jah, on, sest see link töötab. Kas seda on võimalik kirjapildis meelde jätta? Ei. Kas seda on võimalik suuliselt öelda? Ei. Kas ma peaksin seda linki kuskil kasutama? No, God! No, God, please, no! No! Kui sa oled YouTube'is juba mõnda aega tegutsenud, siis on väga tõenäoline, et sul on aadress youtube.com ja sinu ettevõte või sündmus. Näiteks youtube.com/võõndumaraton. See on sellepärast hea, et kirjapildis võib see isegi meelde jääda. Kahjuks, kui sa alles alustad, siis sa enam selliseid aadresse võtta ei saa. Aga eelmisel aastal lansseeris YouTube handle'i ehk kanali hüüdnime ja seda saavad kõik võtta. Reegel on suures plaanis ainult see, et see peab olema vaba ja seda saad sa vajadusel muuta. Aadressi muutused võivad olla ka vajalikud. Näiteks kunagi aastal 2010 võtsin ma tänavakorvpallile YouTube'i kanali youtube.com/3on3 streetball. Aga kui sellest alast sai olümpiala, siis ma ei soovinud enam streetballi kasutada. Aadressi enam paraku muuta ei saa. Aga nüüd sain võtta töötava hüüdnime youtube.com/3x3 Estonia. Ja ma võin seda muuta, kui ma tahan. Aga kas ma peaksin nüüd seda linki youtube.com/videoturundus kasutama oma kodulehel? Ei. Miks? Selgituseks astun veel tahapoole. Kas ja kuidas peaksid sotsiaalmeediakanalid olema lingitud sinu kodulehele? Kui külastaja on sinu kodulehel, siis ta on juba sul külas. Ta on seal, kus sina soovid, et ta oleks. Kas sul peaksid olema veebilehel suured Instagrami galeriid, Facebooki vood ja kõik muud jutud? Ei peaks, sest sa ei taha, et sinu külastaja kodulehelt ära läheks. Aga kas lingid sotsiaalmeediakanalitele peaksid kodulehel olema? Jah, sest link näitab, et sotsiaalmeediat sa kasutad ja just see on sinu ametlik sotsiaalmeediakanal. Näiteks kui Eesti Vabariigi president siiski kasutab YouTube'i, siis võiks see link olla ka president.ee veebilehel. Reegel number 1. Rule number 1, never trust anybody. Täpselt samamoodi peaksid sinu kodulehel olevad sotsiaalmeedialingid avanema uues aknas. Pane see video pausile ja kontrolli järele. Reegel number 2, ehk siis see mõte, mida sa tegelikult selle video algusest oled juba oodanud. Kui sa lingid oma YouTube'i kanali kodulehele, siis tee seda sellisel kujul. https://youtube.com/hüüdnimi ja lisa sellele küsimärk sub confirmation võrdub 1. Mis juhtub? Ükskõik, kes selle lingid klikib ja ta ei ole sinu kanali tellija, siis tekib talle ekraanile küsimus, kas sa soovid seda kanalit tellida. Aga kas ma ise kasutan seda linki? Ei. Miks? Sest ma tahan lisaks teada, mitu inimest sellel lingil on kliki teinud. Selleks ma kopeerisin selle lingi bit.ly keskkonda, tegin meelde veel ühendi bit.ly/videoturundus ja kasutan seda linki oma kodulehel, emaili signatuuris, YouTube'i video kirjelduses ja mitmes kohas mujal. Tänaseks on sellel juba üle 170 inimese kliki teinud. Kui sina ei ole veel selle kanali tellija, siis klikisin video all olevale bit.ly/videoturundus ja vaata, mis juhtub. Järgmine video ilmub siia.